Mis asi on tähelepanu? Avastame selle koos. Tere, mina olen Gertriin ja mulle väga-väga meeldib rääkida tähelepanust. Miks? Ma olen olnud 25 aastat õpetaja ja õppimine ning tähelepanu käivad käsikäes. Kui meil ei ole tähelepanu, siis meil ei ole ka õppimist ja see on fakt. Tähelepanu probleemid on täna nii täiskasvanutel kui ka noortel. Mind natukene häirib see, et täiskasvanud tahavad hirmsasti saada endale diagnoosi, sest siis nad võivad vabandusena seda kasutada ja ütelda, ma olen täpselt see, kes ma olen. Ma toon teile näiteks ühe näite. Üks täiskasvanud meesterahvas pettis oma naist korduvalt ja korduvalt ja korduvalt ja kui ta sai tähelepanu häire diagnoosi, siis ta ütles, aga see ongi ju normaalne, sest minul on ju tähelepanu probleemid. Ühesõnaga, mulle ei meeldi inimesed, kes kasutavad tähelepanu probleeme vabandusena. Mina olen Gertriin ja ka minul on tähelepanu probleemid ja ma tegelen nendega väga süstemaatiliselt ning olukord läheb kogu aeg aina paremaks. Samuti, kui ma töötan lastega, siis esimene asi, mis ma teen, on see, et ma aitan neile aru saada, mis asi on tähelepanu. Nii et sorry, aga tähelepanu probleemid ei tohi olla mitte kunagi vabandus. See on pigem see koht, kus sa saad aru, et oota, nüüd ma hakkan tööle. Ja kogu see minu tore väikene veebinar tegelikult annab väga häid harjutusi, kuidas siis treenida oma tähelepanu ja mida erinevates situatsioonides teha. Kõigepealt, kuna ma olen teadlane, siis mulle väga meeldib lahti võtta seda mõistet üldse tähelepanu. Kas sina teadsid, et tähelepanul on 4 erinevat liiki? Kas sina teadsid, et tähelepanul on 4 erinevat liiki? Esimene on selektiivne tähelepanu. See on võime keskenduda ühele asjale ja blokeerida taustamüra. See on see, mida te näete, kui lapsed istuvad ja mängivad arvutimängu. Siis nad on võimelised keskenduma ühele sellele asjale ja samal ajal blokeerima kogu taustamüra. Selektiivne tähelepanu on kõikidel olemas. Vähemal või rohkemal määral, aga lapse vanemaid ajab mega närvi see, et ta kurat suudab keskenduda sinna arvutimängule, aga ta ei suuda õppida ära matemaatika ülesannet. Kui ma vaatan, kuidas inimesed tantsivad, nad õpivad selgeks väga suure koreograafia ja siis nad ei suuda meelde jätta 2 valemit. No sorry, siin on ju probleem. Selektiivne tähelepanu on kõigil olemas ja selektiivne tähelepanu seostub alati huviga. Kuidas tekitada huvi sinna, kus huvi ei ole? Kuidas teha väga hea tähelepanu võimekusega ära neid asju, mille vastu sul huvi üldse ei ole, kui sa tead, et sa suudad keskenduda arvutimängule, siis sa peaksid täpselt samamoodi suutma keskenduda ka matemaatika ülesandele. Aga miks sa seda ei suuda? Need vastused annan ma kõik meie sellel väikesel toredal webinaril, mida sa saad osta ja kuulata, kui sa liitud Teadlikum ema boonusklubiga. klubi.teadlikumema.ee ja valid sealt boonuspaketi. Selles boonuspaketis on palju rohkem kui ainult see kursus. Seal ma räägin koduõppest, seal ma räägin, kuidas reguleerida enda mõttemaailma, kuidas reguleerida enda tundemaailma. Ühesõnaga, seal on väga-väga palju head. Okei, teine tähelepanuliik, püsiv tähelepanu. Võime hoida fookust pikema aja jooksul, kohe pika aja jooksul ja püsiva tähelepanu võimekus on ääretult madal nii täiskasvanutel kui ka noortel. Sest et no Pepu hakkab sügelema ja siis tuleb üks teine mõte pähe ja siis tahaks teha hoopis midagi muud. On ju? Püsivat tähelepanu saab treenida ja neid harjutusi ma täpselt samamoodi jagan. Nii et püsiva tähelepanu treenimine võiks olla inimeseks olemise üks alustalasid. Ümberlülituv tähelepanu on järgmine tähelepanuliik ja siin ei ole mitte kellelgi probleeme. Absoluutselt mitte kellelgi. See on võime kiiresti vahetada fookust ühelt asjalt teisele. Sa suudad hops liikuda, on ju. Ja siin ei ole mitte kellelgi probleeme ja meie ajastu üks eripära on just see, et see ümberlülituv tähelepanu on muutunud domineerivaks. Ja mina matemaatikaõpetajana võin julgelt öelda, et ümberlülituva tähelepanu tõttu teevad noored väga palju vigu matemaatikas. Ja siis, mis on nende vigade hind on, aga see, mida ära ei tajuta. Vigade hind on see, et noorele jääb endast halb mulje. Ja siis ta hakkab rääkima sihukest lugu, et mina ei oska ja mina ei saa ja mina olen rumal ja see aine ei sobi mulle ja see aine on väga paha ja see õpetaja on ka väga paha, aga tegelikult ei ole asi üldse selles. Asi on selles, et noorel on ümberlülituv tähelepanu.
Täna minnakse väga palju seda teed, et kemikaalidega surutakse see ümberlülituv tähelepanu maha, et siis ajul oleks võimalus tegeleda püsiva tähelepanuga. Pidage meeles, selektiivse tähelepanuga pole mitte kellelgi probleeme. Selektiivne tähelepanu on kõigil 110% peal. Püsiva tähelepanuga on kõigil probleeme ühel või vähemal määral, rohkemal või vähemal määral. Ja ümberlülituv tähelepanu on siis meie ajastu kõige suurem rõõm, nii-öelda. Ja siis on veel üks tähelepanuliik, on jagatud tähelepanu, et sa saad kahte asja korraga vaadata näiteks. Saad vaadata, võta oma toas praegu midagi, näiteks mul on siin kaamera ja arvutiekraan ja ma saan korraga vaadata kaamerat ja arvutiekraani, ehk ma saan oma fookust nii-öelda laiendada. Ja jagatud tähelepanu on anne. Jagatud tähelepanu on anne ja seda andekust saab välja treenida. Nii et tähelepanu probleemidest rääkides me peaksime saama aru siis, millega meil on probleem. Selektiivse tähelepanuga ei ole mitte kellelgi probleeme, siin on taga alati huvi. Nüüd huvi saab alati tekitada. Nüüd püsivat tähelepanu peab treenima ja selleks on olemas väga häid harjutusi. Ümberlülituva tähelepanuga pole tänapäeval kellelgi probleeme, märka. Kõik oskavad seda super hästi, seda pole vaja ravida, aga seda on vaja vähendada. Et kui sul ikkagi on vaja püsivat tähelepanu, siis sa teed opa, ja kui sul on vaja ümberlülituvat tähelepanu, siis sa teed opa. Ning jagatud tähelepanu on seotud andekusega ja seda saab treenida. Ja kui sa tahad siis kuulata kogu seda tervet loengut ära, siis liitu Teadliku Memo boonusklubiga, sest need harjutused on seal olemas. Nii et aitäh kuulamast ja võib-olla kohtume siis boonusklubis.